Tere, kallid kudujad ja tänane video just neile, kes soovivad teha oma esimese mütsi ja ei tea, millest alustada. No nii nagu ma rääkisin varem, alustame ikkagi lõngast. Lõngad on valmis, eks ole. Mis meil on veel vaja? Et ilmtingimata meil on vaja vardad. Ja kui te varem ei ole käinud poodidesse, siis kui praegu lähete, siis näete, et seal vardaid päris palju ja erinevad. Ja selleks, et teha mütsi, siis otsige palun kõige lühemad vardad, sellised ringvardad. Et tavaliselt ütlen teile, et mütsid, sellised esimesed mütsid on hea, kui te hakkate kuduma vardadega number 4. See on selline päris jame ja sellele lõngale, mis on kahekordne lõngas, number 4-ga tuleb täiesti voh. Miks ma võtsin 4? Sellepärast, et kui me vaatame, mida meile siin soovitab selle lõnga tootja, ta soovitabki meile võtta number 4. Võtamegi number 4, nii nagu meile soovitavad. Ja miks just neid lühikesed sellised ringvardad? Just selle jaoks, et oleks mugav ringselt seda kududa. Ja vardad on olemas ka erinevad, on olemas pikemad, eks ole, nagu neid. Need on ka ringvardad, aga nad on pikad ja meile neid ei sobi mütsi jaoks. Ebamugav tuleb kududa. Neid sellised juba pikemad ja siin see tross ka pikem. Neid sobivad rohkem kampsunidele. No näiteks juhul, kui on ringselt koome kampsuni, siis sellised pikad hästi sobivad. Pluss sellele, kui te näete, et mõned vardad on erinevad materjalist tehtud, mõned on metallist, on olemas täismetall, on olemas põhimõtteliselt täispuu. No seda osa me ei vaata, eks ole. Ja kus juures sellised vardad võib võtta lennukisse. Et kui nad on enamus puust, siis nendega võib kududa lennukis. Neid ka võib võtta, aga neid on vaja ikkagi 2 paari võtta vähemalt. Et juhul, kui ühed nagu sinu käest võtavad, siis teine on kuskil jääb. Aga ma seda teile ei öelnud, olgu. Metallist lennukis ei tohi. Aga meile, mis meile valida? Et kui me võtame merino lõnga, nagu see, või me võtame lõnga, mis on näiteks pool merino, pool merino, pool villa, siis sellised metallist nad on väga head. Ühest poolest, et see otsik, ta on selline päris libe ja hästi läheb edasi, nagu kiiremini hakkad kuduma. See osa natukene karedam ja ta nagu hoiab neid silmused, mida meil siin tekivad. Ja see on väga hea. Et juhul, kui on vaja kiiresti midagi teha ja siis terve see varras metallist sobib rohkem kui puust. Et puust on tavaliselt sellised vardad, mis on sukavardad, sokki-sukavardad ja meile kui mütsi kudujale neid on ka vaja. Sellepärast, et kuna me hakkame kahandama mütsi, siis on vaja kasutada vähemalt 5 varda ja siis neid ongi nii, mis meil on vaja. Et mis iganes kokkuvõttes meil on vaja ühed ringvardad, lühikesed, 40 cm kokku ja meil on vaja sama numbri sukavardad. Juhul, kui teil sukavardad on metallist, no siis metallist tuleb teil, et mulle lihtsalt neid puust meeldivad rohkem sukavardadeks kasutada. Nii, mis veel kohe? Neid on juba lõpus, me kasutame.
Nii tulee üks ja teine tuleb ka koju. No, kodus ei saa aru, miks ta ei lähe sisse. Siin on auk. Okei, nii. No, käärid igastahes ja siis silmuste märkijad. Silmuste märkijad on olemas ka erinevad. Näete vähemalt 2 erinevat varianti, mis ma näitan teile. Neid kiiresti lähevad töösse, niimoodi hopsti ja valmis. Ja neid samuti niimoodi lähevad sisse, aga siis neid võib kinni panna, juhul kui teil on vaja fikseerida. Palun väga. Need lihtsalt hõpsasti lähevad sisse, hõpsasti lähevad välja. Aga silmuste märkijad on vaja. Et tavalise mütsi, esimese mütsi jaoks piisab juhul, kui teil on üks silmuste märkija ja muidu on neid komplektis müüakse, kus on rohkem kui 10 ja see on okei. Nii, mis meil on veel? Kokkuvõttes ringvardad, kokkuvõttes lõngad, eks ole. Nii, kokkuvõttes silmuste märkija, kokkuvõttes meil on käärid ja kokkuvõttes vot nii. Ilus kompositsioon, alustame.